kui algoritm eksib. Võrdne kohtlemine tehisarus. Diskrimineerimine tehisarusüsteemides ei teki tavaliselt tahtlikult. Enamasti kujuneb see mustritest, mis on juba andmetes ja protsessides olemas. Kui süsteem tugineb varasematele otsustele, võivad inimesed, kes ei mahu keskmise kasutaja raamidesse, jääda nähtamatuks. Näeme seda näiteks sotsiaalteenustes, hariduses ja tervishoius. Need valdkonnad mõjutavad sageli ühiskonna kõige haavatavamaid gruppe. Kõnetuvastussüsteemid ei mõista kõiki kõneviise. Näotuvastus võib eksida teatud tunnustega inimeste puhul ja algoritmid võivad eelistada neid, kellel on olnud lihtsam süsteemi kasutada. Mitte seetõttu, et nende vajadus oleks suurem, vaid seetõttu, et süsteem suudab neid paremini näha. Automatiseeritud otsused võivad muuta ebaõigluse raskemini märgatavaks, kuid samal ajal palju mõjusamaks. Seepärast tuleb juba enne tehisarusüsteemi kasutuselevõttu küsida, keda otsus mõjutab, kes võib välja jääda ning kas see toimib kõigi jaoks võrdselt. Selleks pakutakse selget tuge ja metoodilist lähenemist. Valminud on juhised ja hindamisraamistik, mis aitavad ennetada ebavõrdset kohtlemist juba varases etapis, enne kui see muutub süsteemseks probleemiks. Rohkem infot volinik.ee